varajast õhtut Arhitektide Liidust ja tere tulemast kuulama viiendat teemat sarjast Tulevikku kujutledes digitaalreaalsuse ajastu. Täna on meil viimane teema. Materjali on muidugi natukese rohkemgi, aga ma mõtlesin niimoodi, et suur osa sellest materjalist on ka tihendatud eelmistesse teemadesse, et võib-olla see läheb suuremaks kordamiseks. Üks põnevaid teemasid, mis muidugi ei ole nüüd nii selline särav ja hetkeline, on uued materjalid. Uus tehnoloogia ja uued materjalid, mis on tulnud. Ja 18. aastal ma neid ka kirjeldasin vabaloengute sarjas ja tulemus oli selline, et nüüd kui ma uuesti vaatasin eelmisel sügisel nad läbi, siis osa nendest materjalidest olid juba kadunud, osa olid küll kasutusel, aga mitte revolutsiooniliselt ja ainukene tõsiselt uus tehnoloogia, mis siiamaani ikkagi on pöördelise vormi võtnud, on olnud LED-valgustus. Aga see on juba natukese pikem ja võib-olla ei puuduta nii otseselt meie seda teemade ringi. Lisaks olen ma sellest loengusarjast välja võtnud ka ajaloolised teemad, mis mõnevõrra on huvitavad ja annavad teatava laienduse või selgituse imagosfäärilistele nähtustele, nagu eelmine kord sai öeldud, terve loeng on isakesest Niilusest ja tema kornukoopiast, mis näitab meile, kuidas tähendused üsna püsivalt aastatuhandeid jäävad ühe koha peale ja kui võimalus on, asuvad uuesti meid mõjutama ja leiavad tee meie teadvuseni. Teine selline päris huvitav loengusari on veel ka sambaorderist kui fallilisest võimusüsteemist, mis ka näitab tuhandete aastate pikkust ja üsna kestvat nii visuaalsete kui kontseptuaalsete tähenduste järjepidevust. Aga need ma olen siit välja võtnud ja võib-olla neid saab vaadata eraldi loengute sarjas. Nii et täna on siis viimane loeng ja kuigi ma lubasin ainult spekulatsioone, siis on selle loengu lõpuosas ka katse ehitada üks teoreetiline mudel, mis annaks meile teatava võimaluse võrrelda, mis siis on nüüd juhtunud, kui digitaalset reaalsust ei ole ja sel hetkel, kui digitaalne reaalsus saab tõesti mõjuvõimsaks. Ja ma loodan jõuda selle teema lõpetuseks siis ka täiesti ootamatule tulemusele, et digitaalne reaalsus ei olegi omaette reaalsus, vaid on hoopis midagi põnevamat ja midagi uut. Ja nüüd pikemalt aega viitmata proovime selle loengu ette saada. Digitaalreaalsuse kehtestumine on tänase loengu üleüldiseks teemaks. Eelmine kord me vaatasime imagosfääri kui ühe teatava sellise metafoorse mõiste toimimist, tema tihendusi ja ka Jean Baudrillardi, kes on hoiatanud meid juba 80. aastal, peaaegu samal ajal kui Daniel Bell, mis hakkab juhtuma 30-40 aasta pärast. Nii et mõlemad autorid on tõepoolest seda väga üksikasjalikult ja ma ütleksin suure ettenägemisvõimega meile kirjeldanud. Tänase loengu teemad jaotuksid siis järgmiselt. Kõigepealt ma püüaksin üldistada neid teemasid, mida me oleme erinevate vaatenurkade poolt uurinud. Seejärel teeksin ühe katse kirjeldada, millistes reaalsustes ja milliste horisontide pealt me võiksime arhitekti tööd ja üleüldiselt maailmas olemist vaadata. Siis tahaksin rääkida sellest, kuidas kavandamise horisont, millele arhitekt töötab, on muutunud tänu digitaalreaalsusele ning lõpuks rääkida kavandamisest kui amfiibsest seisundist mineviku ja tuleviku ja võimaliku ja tegeliku vahel, mis mõnevõrra on traditsiooniliselt kavanduskesksetele distsipliinidele, kuid nüüd digitaalses maailmas võtavad teistsugused mõõtmed. Nii siis võiksime öelda, et on tekkinud täiesti uus reaalsus, digitaalreaalsus. Ja kateedris nooremad inimesed ütlevad, et digitaalne, see ei sobi öelda, et meil on kasutusel digireaalsus, et see on hoopis moodsam ja hoopis suupärasem. Aga mulle meeldib see, ma ei tea, seda vist nimetatakse assonants või midagi taolist, kus on
digitaalreaal, kus on täishäälikud korduvad. Digitaalreaalsus on väga ilus sõna ja ma tahaks seda kasutada. Niisiis on digitaalreaalsusel omaette substantsionaalsus. Ta on ise olemuslik. Ta ei vaja väga palju muid reaalsusi oma olemas olemiseks enam nüüd. Tal on oma struktuur, ülesehitus, kuidas ta toimib, aga tal on ka oma sisu või võiksime öelda laiem tähendusväli. Koosneb ta eelkõige siis informaatilistest ja kommunikatiivsetest võrgustikest ja me võiksime öelda, et need kuuluvad siiski sellisesse kehalisse materiaalsesse reaalsusesse, aga tänaseks on nad arenenud nii kaugele, et ka kui juhtuks mingi totaalne katastroof ja kõik need võrgustikud kaoksid, siis ikkagi jäävad järele arvutid, mis ennast üles puudivad ja selle digitaalse reaalsuse vähemalt lokaalses kohas uuesti üles ehitavad. Lisaks informaatilistele ja kommunikatiivsetele võrgustikele, mis moodustavad sellise hardware'i digitaalreaalsusele, on tema orgaaniliseks osaks ka arvutusalgoritmide hierarhiline ülesehitus. Ja see hierarhia on läinud juba nii mitmekihiliseks, et tihtipeale ei olegi võimalik ette näha, mis nendes ülemistes kihtides juhtub. Et see struktuur on muutunud mitte matemaatiliselt täpselt loetavaks, vaid vabatekkeliseks ja vaba liikuvaks. Ning lisaks kahtlemata on seal suhteline kontekstuaalne sisutähendus, mis tekib siis erinevate nähtuste ja erinevate tähenduste, nende nähtuste tähenduste siis koos eksisteerimisel selles informatiivses ja kommunikatiivses võrgustikus. Ja suures osas lävime me digitaalreaalsusega siiski ekraani või ekraanide vahendusel. Ja need annavad eelkõige pildilisel kujul edasi digitaalreaalsuse sisu. Tõsi, on võimalik ka heli ja peatselt, ma kujutan ette, ka taktiilseid tähendusi edasi anda läbi digitaalsete võrgustike, kuid siiski suures osas jääb ta pildiliseks ja seetõttu imagosfäärilised nähtused, ma arvan, omavad väga suurt tähtsust. Ning lõpuks peame ütlema, et need oleme meie, kes seda digitaalreaalsust elus hoiavad formaalsete ja mitteformaalsete kasutajatena ning kontrollivad ja koguvad sellest omale kasumit ja tööd, siis sellised gigandid nagu Amazon, Alphabet, Google ja Facebook eelkõige siis ja pärast seda ka paljud teised. Ning selle struktuuri osaks on üha enam saanud ka Internet of Things, asjade internet, oma protokollidega. Ja mida kaugemale seda tõenäoliselt suuremaks muutub sensorite, aga ka tarkade asjade eraldi üles ehitatud tarkade asjade number selles Internet of Things, siis asjade internetis. Nüüd ma tahaksin üldistada 6 kirjeldava punktiga seda maailma, millest me oleme siiamaani nende esimese 4 teema raames rääkinud. Ja esimeseks digitaalreaalsuse tunnusjooneks olen ma välja pakkunud informatsiooniline üleküllus. Me tänaseks kõik teame, et iPhone, iPad, iTablet ja teiste firmade aparaadid töötavad kõik ühesuguses koos käivas mehhanismis. Nii et tegemist on erinevate riistvaradega, aga platvorm, milles nad kõik töötavad, on üks ja seesama. Nii et meil on tegemist erineva suurusega ekraanidega. Tihtipeale need ekraanid ka asjade külge kinnitatuna teevad ühesuguseid funktsioone. Me võime pädiga helistada, telefoniga pilti teha ja nii edasi. Niisiis haarab see mitmekesine riistvara, haarab enda alla kogu meie töökeskkonna, tavaliselt kaustad, arhiivid, kalendrid, e-kirjad ja see digitaalne organism elab oma elu ja me päris täpselt ei tea, kus ta on, eriti siis, kui me kasutame servereid ja ka pilve selleks, et oma materjale sinna säilitada ja maha laadida. Nagu me ei tea ka, mis nendega muidugi seal juhtub. Digitaalne reaalsus selles mõttes ei kuulu mulle. Ma arvan, et meie hulgas on veel palju inimesi, kes mäletavad, kuidas nad oma arvutitesse uut tarkvara laadisid ja teadsid, millised programmid on sinna installeeritud, millised tuleb ära installeerida. Ja tänasel päeval me peaaegu ei tea sellest midagi. Mõned üksikud
spetsialistid taipavad, mis seal toimub. Nii on digitaalreaalsusel autonoomne võime uueneda, vahendada, algatada ja aktiveerida oma tarkvarasid, nii nagu ka informatsiooni, mis kuhjub praeguses situatsioonis lõputult. Ja protsess on vahetu, see toimub reaalajas. Muidugi me saame sellele vastu hakata ja uusi täiendusi mitte üles laadida ja neid kasutusele võtta ja see toob kaasa momendi, kui meie arvutid või telefonid enam ei tööta. Ning lisaks loomulikult on seal tohutu hulk nuhkimistarkvara, mis moodustab siis kogu sellest meie igapäevasest kasutusest uue nähtuse, mida nimetatakse big data. Ja probleemiks ei ole enam informatsiooni leida, vaid probleemiks on eelkõige siis tohutust hulgast informatsioonist omale vajalik üles otsida. Nüüd selle punkti raames olen ma ka vaadanud meile rohkem huvi pakkuvaid valdkondi nagu pildid, raamatud ja ka filmid ja videod. Ja me võiksime küsida, et kui palju on maailmas raamatuid. Google Books, kui ta alustas oma raamatute skaneerimist, siis ta arvestas, et maailmas on umbes 130 miljonit raamatut. Tegelikult see polegi väga palju, arvestades, et see on kogu inimkonna looming. Ja ma oletasin siin 3-4 aastat tagasi, et 3-5 aastaga on skaneeritud kõik raamatud. Märtsis 2012 oli 20 miljonit ja aprillis 2013 juba 30 miljonit, see oli väga palju tõotav. 2007-2017 oli Google'il vaidlus kirjastajatega, et kas nad tohivad raamatuid skaneerida, kas nad tohivad neid üles panna ja üldiselt see vaidlus lõppes Google'i kasuks. Aga 2017. aastal ajakiri Atlantic ütleb, et Google on sulgenud oma skaneerimisoperatsiooni. No, sellest on omajagu kahju, sellepärast, et tõesti skaneeritud raamatud, mis on optiliselt otsitavad tähtede, sõnade ja isegi mõistete järgi, on tohutu teaduslik ja kultuuriline varamu muidugi. Kuid ka vaatamata sellele, et Google ei ole võib-olla tänaseks oma skaneerimisoperatsiooni lõpetanud, ei ole küsimustki, et mõne aja pärast on kõik see raamatute kirjutatud lehekülgede arv, mida inimkond on kunagi teinud, on meil kättesaadav või võimalikult kättesaadav, kui seda ei monetiseerita siis ärilistel eesmärkidel lõputult, on meile kättesaadav ja otsitav. Nüüd filmi ja videode kohta oli siis 4-5 aastat tagasi oletus, et inimkond on teinud aastatel siis 1874, seda ennem ei saanud teha, kuni 21, et see number on 3 miljonit ühikut filmi, videot, nii nagu siin vasakul pool me seda näeme. Siis 18. aastal ma kontrollisin, oli see number tõusnud juba 5,3 miljonini ja detsembris eelmisel aastal oli 7,5 miljonit erinevat nimetust, liikuvaid pilte 10,4 miljonit isikunime ja tohutu hulk registreeritud kasutajaid. Mis tähendab seda, et see visuaalne maailm, see paisub palju kiiremini, kui me suudame seda endale ette kujutada. Ja Wikimedia Commons on alustanud tänuväärset projekti, kus tõepoolest siis vabavarana või väga lihtsate litsentsireeglite järgi on võimalik kasutada kujutisi, muusikat ja igasuguseid muid meediavahendeid samamoodi. Ja tänaseks on sinna kogunenud juba 69 miljonit ühikut. Aga ma pean ütlema, et otsingusüsteem Wikimedia Commonsi puhul ei olegi nii hästi kasutatav, kui me võiksime seda oletada, et see numbrite arv läheb üha suuremaks ja leida sealt õiget teemat ja õiget objekti, mida me otsime, kas või selleks, et loengutes kasutada, on juba üsna tülikas. Nüüd 2020. aasta algul oli umbes 4,5 miljardit interneti kasutajat ja siin nende andmete järgi, mis on toodud, on siis see informatsiooni hulk läinud nii suureks, et ma isegi ei oska seda päris täpselt nimetada. See on zetabaitides, mis ütleme sellise kiireloomulise kasvuna sööstab raketina taevasse. Mis tähendab seda, et peagi on tohutu hulk informatsiooni, mida umbes 2009. aastast on siis nimetatud big data.
Ja kui me nüüd vaatame seda, siis umbes 2012-2013, kui imagosfääriline horisont saabub nähtavates seadmistest, on siis ka big data defineeritud ja seda on hakatud kasutama. Ja big data, selline lihtsustatud käsitlus oleks siis, et tegemist on databaasidega, mida ei saa omandada, manageerida ega kasutada tavaliste digivahenditega mõistliku aja jooksul. Ja kirjeldatakse seda läbi 4V, volume, variety, veracity and velocity, maht, erisus, tõepärasus ja kiirus. Ja big data ei allu traditsioonilisele loogilisele uurimusele, ja siin kasutatakse siis statistilisi vahendeid selleks, et uurida, võrrelda, rühmitada, klassifitseerida informatsiooni teistsuguste vahenditega, kui seda oleme me üksikult või ka väiksemate organisatsioonide kaupa võimalikud. Ja kasutatakse vastavusanalüüsi, et leida teatud reeglipärasusi ühe või rohkema muutuja vahel, püüdes leida peidetud struktuure databaasides. Ja mis tähelepanuväärne on see, et seda uut informatsiooni või neid uusi mustreid võimaldab siis otsida see, et arvutuskiirus ja arvutusalgoritmid on oluliselt paranenud. Sellest räägib Mario Karpo oma raamatus Second Digital Turn. See esines ka Kunstiakadeemia konverentsil ja me võiksime siit ühe tsitaadi välja valida, mis ilmselt kirjeldab seda olukorda. Ja Mario Karpo ütleb: tõsi, arvutiteadlased üldiselt nõustuvad, et uus, väga tihti hämmastav tänaste arvutustööriistade tehniline sooritus on peamine põhjus hiljutistele läbimurretele AI arengus. Kuid tänane data kasutus on midagi rohkemat kui lineaarne informatsiooni ja arvutusvõimsuse juurdekasv, mida mõned arvutiteadlased hoolimatult kutsuvad tooreks jõuarvutuseks. Tegelikult on see uus probleemi lahenduse meetodite kompleks, siis ka uus teadus, mille on valla päästnud pretsedenditu data üleküllus ja arvutuskiirus. Ja ta ütleb, et peatselt jõuame me olukorda, kus me ei peagi nii kavalaid algoritme tegema selleks, et neid mustreid sealt mõista, vaid meil on nii palju arvutusvõimsust, et põhimõtteliselt sellise toore arvutamisviisiga kõrvutades erinevaid nähtusi jõuame me samadele tulemustele. Ja laiendas seda meie konverentsil siis ka arhitektuuri kohta, et milliseks see arhitektuur siis muutub võrreldes algupäraselt siis bloobide arhitektuuri ja nüüd tänaseks siis kujunenud sellist natukese kandilisemat ja tükilisemat arhitektuuri. Võib-olla, et see võrdlus arhitektuuri valdkonnas on mõnevõrra kohatu, aga iseenesest fakt, et see arvutusjõud või brutaalne arvutusmeetod on kasutusele tulemas, see on kahtlemata tähelepanuväärne. Seda siis esiteks. Teiseks võiksime me rääkida avaliku ja eraviisilise ning ühtlasi ka reaalsuse ja väljamõeldise sulandumisest. Digitaalreaalsus on muutnud traditsioonilised dokumendid, ilukirjanduse, uudised, meelelahutuse ja teised taolised rubriigid või žanrid ühetaoliseks infoväljaks, mille tõeväärtus pole enam nii lihtsalt tuvastatav. Tavapärased žanrid, avalik meedia, ametlikud ja mitteametlikud teated sulanduvad eraviisiliseks infotainmendiks üksikisiku kustomeeritud ekraanil. Traditsioonilised piirid avaliku ja eraviisilise vahel on hägustunud nii poliitikas, kultuuris kui ka füüsilises ruumis. Ja sellest oli ka juba eelmine kord juttu, et me näeme elavate poliitikute või kuulsuste elu mängufilmide vahendusel, mis viitavad sündmustele, mis on veel toimimata. See tähendab, leiutavad dokumentaalsetele tegelastele täiesti uusi tulevikussenaariumeid. Ja üks sellistest filmidest on Harry ja Meghan, mis on taaskord saanud väga kuulsaks tänu kaasaegsetele fluktuatsioonidele siin. Aga kui me siia kõrvutaksime juurde põhimõtte, et Netflix laseb nüüd juba ka osadel filmidel valida, milline on alternatiivne või mitte alternatiivne lõpetus. Et me saaksime vaataja suudab mõjutada oma
kustomeeritud ekraanil, milliseks kujuneb selle sündmuse lõpp. Ja kui me räägime siin, nii nagu Channel 4 näitas kuningannast deepfake'i, kus me ei tee vahet, kas on tegemist kuningannaga või mitte ja pakume sinna juurde erinevaid lõpustsenaariumeid kogu sellele süžeele, siis me lõpuks jõuame hoopis uude maailma, isikliku kujutluspildi maailma, mille me võime valida vastavalt oma soovidele, mis tegeleb nende deepfake'ide vahendusel täiesti reaalsete inimeste ja reaalsete sündmustega. Teine selline kahtlemata värvikas näide on History Channel, mis oma olemuselt peaks siis olema ajaloo dokumentaalfilmide esitamise kanal, mis ei huvita tänasel päeval enam kedagi. Tüüpiliselt on need süžeed siis taandunud üsna lihtsakoeliseks struktuuriks. Doktori või professori kraadiga tegelased, kellel see võib olla ja võib mitte olla, me enam ju tänapäeval ei tea, räägivad 1-2 lauseliste jutuvestjatena, mis toimub ja siis need abemikud üldiselt sellise keskmise rahvateatri tasemel püüavad meile siis neid sündmusi etendada. Kallimates saadetes vähe kallimate vahenditega ja viletsamates siis vastavalt tagasihoidlikuma režiiga. Nii et dokumentaalne ajalugu on ka muutunud meie käsitluses teatavaks ettekujutamise või lõbustuste saavutamise viisiks üsna lihtsal moel. Avaliku ja eraviisilise ühtesulamine on loomulikult toob esile ka uued skandaalid ja mis eriti tähelepanuväärne on, et kui need skandaalid on ka eraviisilised ja kui neid püütakse varjata, siis üldiselt nad enam varjamatuks ei jää. Muidugi Strauss-Kahni, Weinsteini ja teiste tegelaste toimetused ei ole midagi uut. See juba piibel kirjeldab Susanna suplemas lugu vooruslikust naisterahvast, keda külavanemad tahavad ära kasutada siin Rembrandti pildil 1647, aga ta hakkab vastu. Ta teeb selle avalikuks. Paljudel praegustel juhtumitel tuleb see avalikuks ainult tänu laiaulatuslikule digitaalsele valgustatusele üle maailma. Nii et eraviisiline ja avalik on peaaegu muutunud üheks ja selleks samaks. See jaotus Habermasi arvates ei olegi väga vana, et see tekib kusagil renessansi perioodil, kui privaatsus ja üksikisiku privaatsus muutub prevalveerivaks ja pärast seda juba modernismi perioodil lahutatakse nad teineteisest täielikult. Aga nüüd me oleme jõudnud tõepoolest siis tänu digitaalsele meediale uuesti olukorda, kus see peaaegu need piirid hägustuvad ja rääkimata sellest, et luurearvutite logides on kõik asjad teada, mis iganes me viimasel ajal teinud oleme. Kolmandaks tunnusjooneks digitaalreaalsuse puhul võiks siis olla irratsionaalse või müütilise võidukäik ratsionaalse mõtlemise ees. Ja uudistekanalite asemel, mis on olnud riigi uudised või riiklikud uudisteagentuurid, jah, nad on veel olemas, kui nende asemele on ikkagi tekkinud laialdaselt sotsiaalmeediaportaalid. Ja need loomulikult vahendavad neid uudiseid, mis esiteks on huvipakkuvad või mis tekitavad klikke või huvi. Ja nii tekivad omamoodi kõlakambrid, mida tihti jagavad ka globaalsed tutvus- ja sõpruskonnad. Ja nii Cambridge Analytica kui Facebooki näited näitavad seda, et see võib osutuda päris võimsaks propaganda tööriistaks, mida on võimalik kasutada. Nii on tekkinud rida ingliskeelseid mõisteid, mis viitavad siis nendele uut tüüpi nähtustele. Post-truth, post-statistics ja post-facts ja ma omalt poolt lisaks siia juurde ka post-public media. Me võime juba rääkida avaliku meedia järgsest ühiskonnast. Eesti keelde tõlkides siis tõejärgne, statistikajärgne ja faktijärgne maailm. Kahjuks meil seda suurepärast näidet enam ei ole.
koomikutel ja loengupidajatel muidugi on sellest väga kahju, et selline markantne näide nagu Donald Trump on kadunud, kes suutis oma presidendi ajal vastavalt siis Washington Postile, kus on spetsiaalsed fact-checkerid või faktiuurijad ja faktitundjad, suutnud siis 20 000 korda valetada, mis on märkimisväärne saavutus. Ja ka feigi ohvriks läksin mina 18. aasta loengutes, kus Donald Trumpi tweet laialt levis, mis tänaseks on näidatud, et tegemist on feigiga. Seepärast ma lihtsalt näitan seda ja enam sellest suurt rõõmu ei tunne. Guardian oma pikas lugemises näitab, mis on juhtunud statistikaga ja kirjutab järgmist. Viimastel aastatel on tulnud uus viis elanikkonda mõõta ja visualiseerida, mis on lükanud statistika kõrvale ning juhatanud sisse hoopis uue ajastu. Statistika, mida koguvad ja koostavad tehnilised eksperdid, on asendumas dataga, mis akumuleerub vaikimisi kui üleüldise digitaliseerimise tulemus. Kui meie linnad, autod, kodud ja majapidamised on digitaalselt ühendatud, siis data, mis maha jääb, kasvab veelgi kiiremini. Ja selles uues maailmas siis nii nagu Mario Karpo seda ka kirjeldab, kogutakse see data kokku ja kasutatakse alles siis, kui on vaja esitada neid küsimusi. Mis tähendab seda, et ilmselt ka see loeng, mis digitaalselt jõuab teieni, mis on läbi selle ekraani digitaalses võrgustikus, kui kellelgi tekib selle vastu luureorganites huvi, siis on see iga kell võimalik välja võtta ja vaadata, mis me siin konkreetselt rääkisime. Nii et statistika tänu suurele arvutusvõimsusele on siis muutnud olukorra, toonud kaasa olukorra, kus peaaegu kõik on teada, kui seda on vaja. Neljandaks, füüsilise maailma ja digitaalreaalsuse sulandumine. Digitaalreaalsus on teatud moel füüsilise ja sotsiaalse reaalsuse simulatsiooniks. Ja üha rohkem tegutseme me siin, me peame kasutama jutumärke nüüd reaalses reaalsuses läbi digitaalse meediumi. Ja siin peab viitama ka vastupidisele protsessile, kus digitaalreaalsus nende teiste reaalsuste simuleerimiseks siis sirutab oma sensorid, mõõtealgoritmid ja muu taolise füüsilisse materiaalsusesse. Ja rääkimata siis juba nendest nähtustest, mis on juba laialt levinud, Web of Things või Internet of Things, isegi Internet of Electricity. Üha enamatel esemetel või objektidel masinatest rääkimata on võime kahepoolselt suhelda läbi digitaalsete võrgustike. Ja siin juba üsna vanas tabeli peal 2020. aastaks on kaugelt juhtimise ja kaugelt kohal olemise funktsioonid muutunud väga, väga selgeks ja oodatakse, millal füüsilisest maailmas siis aatomitest ja elektronidest tekib omaette uus web või World Wide Web. Statista pakub, et 20. aastast tõuseb asjade interneti maht USA-s 40% vähemalt, aga ka palju rohkem võimalikult. Kui vaadata ühendusi asjade internetis, siis loomulikult sellepärast, et Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas elab väga palju inimesi, siis me näeme, seal on juba 5,9 miljardit. Selle järel on kohe Põhja-Ameerika ja siis tuleb alles Euroopa. Läheb üha kiirenevas sammus digitaalse ja reaalse maailma kokkusulamiseks. Viiendaks võiksime me tuua ühe näite, mis puudutab otse spetsiaalselt kujutisi ja nägemist. Ja ma olen selle sõnastanud kui informatiivse, eksistentsiaalse ja fantastilise või väljamõeldisliku sulandumise. Niisiis on inimese biokulaarne nägemine ja ruumiteadlikkus on need, mis annavad võimalust maailma kogeda eksistentsiaalse kohalolekuga. Ma olen siin ja praegu
ma näen seda, mis minu ümber on ruumiliselt, oskan ette näha kaugusi ja tean, millises kohas ma olen. Eksistentsiaalne kohalolek on välja kujunenud teadvustus ümbritsevast maailmast ja selle tähtsamaks vormiks on tõepoolest ruumiline nägemispilt, mis siis konstrueeritakse meie teadvuses stereoskoopilisest nägemisväljast. Me 60–75 millimeetri kaugusel olevate pupillidega suudame siis tõepoolest näha maailma ruumiliselt või meie teadvus on suuteline üles ehitama kogetavat eksistentsiaalset reaalsust siis ruumilisena, mida nimetatakse perspektiiva naturalis, mida me oleme juba võrrelnud kahe mõõtmelisel tasapinnal kirjeldava olukorraga, mida kutsutakse perspektiiva artificialis. Seoses digitaalreaalsuse arenguga erinevus loomuliku nägemise ja ekraanil nähtavate kujutiste vahel kaob. Ja esimeseks tehnoloogiliseks saavutuseks oli reetina ekraan, mis oli niivõrd tihe, mida oli võimalik virtuaalreaalsuse prillides juba kasutada, nii et meie silmad näevad piisava täpsusega ja piisava teravusega kahelt erinevalt vaatepositsioonilt näidatud maailmana. Mis aga ühtlasi tähendab seda, et erinevus loomuliku nägemise ja ekraanil nähtava kujutise vahel kaob, sest sellel ekraanil ei ole enam serva ega piiri. Väga varsti on võimalik mis tahes kujutisi vaadelda stereoskoopiliselt ja samasuguse nägemisteravusega kui loomulik nägemine. Ja tavaliselt nimetatakse neid siis virtuaalreaalsuseks või augmenteeritud reaalsuseks, muut reaalsuseks on seda kasutatud, mis kujutab endast siis teatavat teistsugust kohalolekut, siis virtuaalset kohalolekut selles virtuaalses ruumis, kus siis puudub raam või piir ekraani ja kujutise vahel ja sellest välja saamiseks on siis vaja prillid tegelikult eest rebida. Ja kui HTS Vive ja teised umbes samal ajal, 2016 alles on massiliselt nad turule tulnud, aparaadid on veel suhteliselt väikese lahutusvõimega, aga selle lahutusvõime puhul juba see kohalolek, virtuaalne kohalolek tekib nii tugev, et meie keha sellele vääramatult reageerib. Siis uued seadmed on juba palju võimsamad. Soome firma Varjo, mis ehitab neid virtuaalnägemise prille, reklaamib siis ennast oma konkurentide, eelkõige siis Vive'i ja teiste ees sellega, et miks te võtate prillid, mille nägemusteravus on nii vilets, et nendega ei antaks teile isegi autojuhi lube. Ja on üles ehitanud täiesti võimsalt uue, vähemalt oma jutu järgi uue tehnoloogia. Ja selleks tehnoloogiaks palkasid nad, nii nagu ma mäletan esimestest tutvustavatest artiklitest, 7 või 8 optikainseneri Peterburi ülikoolist, kus spetsiaalselt optika eriala oli õpetamisel ja ehitavad nüüd selliseid prille. Nad ei ole reageerinud ühelegi katsele kutsuda neid siia loenguid pidama või tutvustama või osalema konverentsidel ega ei ole vastanud ka soovile täpsemalt teada saada nende pressiteadete või muu sellise kohta. Aga siis virtuaalne kohalolek ei ole, ruumiline virtuaalne kohalolek ei ole enam midagi uut. Ja siin on ka mõned numbrid jälle 19 kuni 64 miljardi USA dollarini arvatakse siis nende seadmete mahtude hindade tõusmine 2025. aastaks. Ja nagu me näeme, siis suurema osa sellest võtavad tõepoolest arvutimängud, kolmandiku. Teise peaaegu kolmandiku võtab enda alla inseneriteadus ja tervishoid ja ülejäänud siis jaguneb teiste vahel. Nii et neid oletatakse siis 2 suuremaks kasvupiirkonnaks virtuaalreaalsuse ja muut reaalsuse vahel. Ja ma arvan, et kui me läheme tagasi siia ja vaatame Varjo XR3 juba, siis me näeme, et siin on nagu kaamerad ja skännerid on juba ühendatud esialgu täiesti
blackboxi või täiesti suletud virtuaalreaalsuse prillidega, nii nagu need enne on ja virtuaalreaalsus ja muud reaalsus siin kahtlemata sulanduvad üheks tervikuks. Ma arvan, et selles ei ole kahtlustki, nii nagu seda on ammu juba juhtunud sõjatööstuses. Kuid see toob kaasa olukorra, kus me mitte lihtsalt informatiivset ja eksistentsiaalset ruumi ei näe sellise ülesehitusega, nagu me oleme harjunud, vaid me võime mis tahes väljamõeldud ja fantastilisi keskkondi näha sama teravalt ja samasuguse olekuga. Ainukene, mille juurde me tagasi tuleme, võib-olla siinkohal on õige see märkus teha, ainukene, mis ankurdab meid mõnes mõttes reaalsusega, on gravitatsioon ja horisont. Eriti nendes VR keskkondades või mängudes, kus horisont lastakse vabaks, mis tähendab seda, et meil kaob ära horisondi tunne, siis keha ei suuda enam reageerida. Et see gravitatsioonist tulenev horisontaalne joon, mida me oleme harjunud oma teadvuses ette kujutama, selleks, et maailmas opereerida, on eksistentsiaalselt märkimisväärselt võimas. Ma ei oleks iialgi osanud seda uskuda enne prillide proovimist. Ja 6. ehk siis viimaseks selliseks üldistuseks võiksime oletada digitaalreaalsuse puhul siis teadvuslikku ja digitaalse sulandumist või ütleme niimoodi võimalust selleks. Neuroteaduse ja algoritmide areng lubab oletada, et mitte väga kauges tulevikus on võimalik ka inimteadvuse ja digitaalreaalsuse sümbioos. Ja selleks liikuma panevaks jõuks nende nähtuste puhul on Google'i juhtiv teadur ja eksperimentaator Ray Kurzweil, kes oletab, et see singulaarsuse moment, kus arvutuskiirus muutub nii kiireks nagu meie teadvus, eelkõige siis selle mehhanism ajuna, organi ajuna, on siis aastal 2028. Ta oletas, et see oli 2030, aga nüüd on ta selle 2 aastat edasi toonud. Ja muidugi me võiksime öelda, et Ray Kurzweil on üks selline tore vanem härrasmees, kes võib lubada endale igasuguseid üldistusi ja igasuguseid tuleviku prognoose, kuid tema track record, nagu seda inglise keeles öeldakse, siis ette näidatud saavutuste nimekiri on 90%-ne ja märkimisväärsed saavutused nagu flatbed scanner, tähtede optiline äratundmine kirjutamisest helisse ja helist uuesti kirjutamisesse minevad nähtused on kõik tema eestvedamisel leiutatud. Ja hetkel juhib ta siis alfabeeti ja ma ei ole siin väga kindel nüüd, aga ütleme siis müütiliste teadete najal võiksime öelda, et väga tähelepanelikult hoolitseb oma tervise eest, et siis 28. aastani vastu pidada, kui ta arvab, et on võimalik ennast üles laadida ja elada igavesti digitaalses reaalsuses. Mäletada ennast ja digitaalset reaalsust. Ja siin on tema kodulehelt, kus me võime osta tema viimaseid raamatuid ja T-särke. Mõni aeg tagasi ütles Elon Musk, et Tesla Neuralink on mõne kuu kaugusel. See mõni kuu on nüüd mööda saanud, aga ometi valmidus selleks kahtlemata on ja esimesed võimalused siis teadvuse või ajusignaalide abil juhtida tehnikat või saada maailma kohta informatsiooni on oma esimestes üsna kohmakates väljundites siiski juba olemas või vähemalt katsetamisjärgus. Ja siin on ka Time'i peagaas, mis pakub, et 2045 inimesed elavad siis digitaalses reaalsuses kui teadvusena igavesti. Ainult selle kaanepildi puhul tekib mul küsimus, et kas ei oleks kuidagi paremat kohta selle ühenduse tegemiseks, et kuidas ma siit kaela tagant seda ikkagi nii väga hästi ühendada saan, et siin on disaineritel on, ma arvan, tööd veel küllaga.
Niisiis võiksime me nüüd selle loengu esimese osa kuidagi katsuda üldistada. Esiteks siis informatsiooniline autonoomne üleküllus, avaliku eraviisilise sulandumine, irratsionaalse ja müütilise võidukäik, füüsilise ja maailma digitaalreaalsuse sulandumine, informatiivse, eksistentsiaalse ja väljamõeldisliku sulandumine ja teadvusliku ja digitaalse sulandumine. Kui me neid nüüd katsume analüüsida, siis ma julgeksin teha siit sellise spekulatsiooni, et vähemalt 4 neist tegelevad siis kujutise kui sellisega. Ja kujutis ja minu kujutluses siis eelkõige arhetüüpne kujutis, nende tähenduskihistuste ja tähendussuunatustega, mida me iga kord päris täpselt ei tea, on see, mis määrab digitaalreaalsuse praeguse olukorra. Me võiksime rääkida imagosfäärilise seisundi plahvatuslikust kasvust. Aga kui me vaatame veel lähemalt, siis me näeme ka, et teaduslik on siin väga selgelt nähtavale tõusnud füüsilise ja maailma digitaalreaalsuse sulandumine, informatiivse, eksistentsiaalse ja teadusliku ja digitaalse sulandumine viitavad kõik täiesti uut tüüpi teadusele või teadusele, mida me ei suuda endale väga selgelt ette kujutada. Ja nii olen ma selle nimetanud siis fantastilise teaduse hegemooniaks, mis omakorda toob kaasa teadmatuse seisundi, et ühelt poolt siis imagosfääriline kihistumine ja tihenemine ja teiselt poolt kõik on võimalik, kogu teaduse teadvustamatu seisund on need, mis väga ei luba siin digitaalses reaalsuses hästi orienteeruda ja mingeid pidepunkte tuleviku jaoks leida. Võime ka öelda, et mõned digitaalreaalsuse osad on juba nii hästi organiseeritud, et toimivad paralleelpeegeldustena füüsilisele ja sotsiaalsele reaalsusele. Ja informatsiooniline üleküllus on need sidunud terviklikuks membraaniks, mis hübriidselt sulandub üha rohkem ja rohkem meie igapäevasesse eksistentsiaalsesse tegelikkusesse. Võime ka öelda, et enamiku igapäevast tööd ei ole enam võimalik teha digitaalreaalsust kasutamata ja mis kõige olulisem digitaalreaalsust muutmata. Ja kõige lihtsam näide on siin muidugi telefon, mida me endaga kaasas kanname, millega me helistame. Isegi kasutades seda muudame me digitaalreaalsuse võrgustikus oma positsiooni, erinevate võrgustikega ühendusi. Nii muutub kogu digitaalreaalsus üheks terviklikuks olemis- ja kavandamishorisondiks. Ja mis tahes protsessid, kus iganes me kasutame digitaalset reaalsust, muutuvad siis teatavaks simulatsiooniprotsessiks või digitaalseks kavandiks. See digitaalne kavand tõsi enamuses tööprotsessides on meile ette antud, kuid üha rohkem ma kujutan ette, peame me selle kavandi läbi digitaalse reaalsuse endale looma selleks, et midagi korda saata digitaalse võrgustiku vahendusel. Niisiis lihtsamalt öeldes, mis tahes tööprotsessid muutuvad kavandamisprotsessideks või lihtsamalt öeldes disainiks. Ja seda olukorda siis kahtlemata keerukustab mitmel tasemel ebamäärane imagosfääriline ja teadmatuse seisund.